Tere tulemast kõigile! Tänase naiste ettevõtlusjuttude teemaks on LinkedIn. Minu nimi on Kairi, olen virtuaalne assistent ja aitan siin grupis läbi viia laive. Minuga on täna siin Marelle Ellen, kes on töötanud üle 10 aasta turundusjuhina. Näiteks on ta Startup Day turundusjuhina aidanud kogu festivali turundust üles ehitada. Viimasel aastal külastas üritust 4400 inimest 60 riigist ja festivali turundus pälvis kuldmuna sündmusel kommunikatsiooni kategoorias kuldse muna. Ma loodan, ma hääldan nüüd järgmist sõna õigesti on. Promoti turundusjuht olid. Seal sa aitasid kasvatada ettevõtte 0-st 50 000 kasutajani ja aitasid luua brändi, mis konkureerib rahvusvahelisel turul enda valdkonna liidritega. Marelle on Grit podcasti asutaja ja kaassaatejuht ning nad on teinud üle 40 intervjuu Eesti idufirma turundusjuhtidega. 2015 aastal alustas ta oma ettevõtlusega, läbi mille ta on aidanud ettevõtetel, asutajatel, professionaalidel ja vabakutselistel LinkedInist maksimum võtta. Tänaseks on tema LinkedIni väljakutsed väga populaarsed. Tere tulemast sulle, Marelle! Kas sa soovid kuidagi täiendada seda nimekirja? Ei, vist mitte. See oli päris põhjalik. Ma loodan, et ma hääldasin. On promoti? Jah, ma ise ütlen promote'i, aga ma tean, et eestlased tihti ütlevad promote'i, nii et ma olen nagu mõlemad variandid sobivad. Alustuseks ma küsikski, et kuidas sinu nii-öelda ettevõtja teekond üldse alguse sai? Ma olen alati tahtnud ettevõtjaks saada juba nagu noorest peale, ma arvan, et põhikoolist peale, aga ei ole, aga tegelikult ma alustasin ka oma esimese ettevõttega siis, kui ma lõpetasin keskkooli. Ehk siis ma tegin tollel suvel peale 12. klassi, ma tegin väikse e-poe, kus ma müüsin, siis tahtsin pakkuda platvormi noortele Eesti disaineritele, et kes võib-olla oma stuudiot on ju veel ei saa endale lubada ja võib-olla internetipoodi luua ei oska, et siis neil on niisugune keskkond, kus enda tooteid müüa. Ja sealt ma arvan, et selle e-poe tegemise käigus, ma ju tegingi selle ühe inimese ettevõtte, et ma tegingi ise, ehitasin e-poe, tegin meiliturundust, sotsmeediaturundust, ostsin tooteid, saatsin tooteid, eks ma sain vaata kõiki nagu eri ettevõtluse valdkondi proovida ja ma arvan, et sealt ma saingi aru, et mulle meeldib turundus kõige rohkem tegelikult. Ja siis ma läksingi turundusjuhiks ja olin seal nagu terve oma teadliku karjääri. Aga mul oli nagu alati südames see, et ma tegelikult nagu tahaks ettevõtjaks saada, aga mul ei olnud head ideed, mida teha. Nii et tegelikult see minu ettevõtluse teekond saigi hästi orgaaniliselt alguse, et promote'i, kuna me tegime influencer turunduse platvormi, siis päris tihti nagu kutsuti kuskile esinema ja rääkima, et kas siis influencer turundusest või sotsiaalmeedia turundusest laiemalt. Ehk siis sealt ma nagu hakkasin koolitusi tegema ja sealt on nagu välja kasvas ja LinkedIni väljakutse tegelikult samamoodi on ju kasvas nagu sai sealt alguse, et esimese väljakutse ma tegin enda tiimile ja siis nagu mitu aastat hiljem alles tuli see idee, et võib-olla teha see nagu avalikult ka. Väga põnev, et sinu puhul on siis päris varakult tegelikult juba see nii-öelda ettevõtte pisik või alustamise katsetamine. Ja kui sa nüüd mõtled, et kuna see pikk teekond on olnud erinevates tegevustes tegelikult, siis kas sul on vahepeal ettevõtluse ajal olnud neid olukordi, kus sa tunned, et sa tahaksid nagu alla anda, selle ettevõtluse kinni panna, ära lõpetada? No eks mul mõneti on see, et ma olen võib-olla nagu alati tahtnud ettevõtjaks saada, ma olen natuke nagu teinud vabakutselisena mingeid projekte, aga eelmisel kevadel on ju märtsikuus nüüd oli see hetk, kus tegelikult ma tulin esimest korda nii, et mul ei olnud palgatööd ja ma hakkasingi ise endale palka maksma. Et ma arvan, et see aasta nagu tegelikult on olnud hästi keeruline ja minu jaoks oli just nagu see finantsriski aspekt kõige keerulisem. Et ma tulin ära siis töölt ja siis mul oli nagu just üks suur koolitus
nagu käimas, ehk siis mul oli mingi väike rahaline tagavara, aga tegelikult mul ei olnud nagu mingit plaani, et kuidas ma stabiilselt hakkan nagu tulu teenima. Et ma arvan, et alguses see oli nagu hästi keeruline ja noh, ikka vaata sotsiaalmeedias mingeid töökuulutusi tuleb ette, siis sa vaatad, mis need palgad seal on ja siis sa oled mingi pekki, et nagu tegelikult oleks väga mugav, kui iga kuu nagu selline summa pangakontole laekuks. Et ma arvan, et see pool oli nagu kõige keerulisem. Aga jah, siis ma tegingi endale nagu lubaduse, et ma ei anna alla vähemalt aasta lõpuni. Et detsembrini ongi, et ma toimetan enda ettevõttega ja noh, kui ma siis ka tunnen, on ju, et sellel ei ole mõtet, see ei tasu ennast ära, et noh, siis mul on luba minna palgatööle. Vot ja see nagu selles suhtes see aitas nagu nendest rasketest aegadest üle saada, et aasta lõpuks ma olin juba siuke, et jah, tundub, et nagu saab ettevõtjana hakkama küll. ja et seal ongi, noh, meil on ju mitu valikut, et kas me otsustame kohe alla anda, minna põhitööle tagasi või me mõtleme, et seda, et äkki ikkagi nagu katsetaks, prooviks kõiki võimalikke asju, mis meil annab tegelikult teha, et väga tihti me ju mingeid asju ei rakenda, mida võiks rakendada, uuridagi need välja, rakendada. Ja see on nii hea näide, et sa saad ju alati sinna põhitööle tagasi minna, et sa annad nii-öelda endale aega vaadata, kuidas sul läheb ja siis teed selle otsuse. Ja ma arvan, et eks mul oli ka samamoodi nagu katsetamist ja otsimist hästi palju selle aasta jooksul. Et noh, ongi, et ma tulin töölt ära, on ju, et mul ei olnud nagu väga kindlat plaani, et mis ma tegema hakkan, mis koolitusi, kui tihti. Ja ma proovisin ka, ma tegin nagu üks-ühele konsultatsioon, no ongi vist esimene aasta, ma tegin kõike. Ma tegin mingeid suuri koolitusi, väikseid koolitusi, ettevõtete koolitusi, üks-ühele konsultatsioone, vabakutselise tööd. Ja noh, ma arvan, et see oli ka nagu hästi hea õppeprotsess, et noh, loomulikult on ju, oleks võinud valida võib-olla kohe mingi ühe asja ja sellele keskenduda. Aga just see, et ma nagu saingi proovida hästi erinevaid asju, et muidugi nagu õppisin ennast tundma, et näiteks, mis mulle paremini sobib, mis mulle paremini välja tuleb. No näiteks vabakutselise tööga ma arvestasin või noh, avastasin, et kui ma teen vabakutselisena, aitan kedagi, siis mu enda projektid jäävad nagu täiesti tähelepanuta. Et siis ma panengi vaata nagu oma kõige parema aja just oma nagu klientide abistamiseks. Et noh, siis ma näiteks seda on ju enam ei tee. Et siuke teekond on olnud. Ehk siis sa oled nii-öelda katsetasid erinev viise ja nüüdseks oled leidnud need, mis sulle nagu sobivad, meeldivad ja sa tahad jätkata ja teised oled kõrvale jätnud. Jah. See on väga hea nipp. Sa oled jäänud mulle silma ainukese naisettevõtjana, kes LinkedIni nii-öelda professionaal on või koolitab, et mul on jäänud üldjuhul mehed kõrva. Siis milline on olnud sinu karjääri võib-olla suurim takistus? Et kui nüüd mõelda lisaks nendele, mis me siin rääkinud oleme, et kas on olnud mingeid selliseid takistusi ja kuidas sa oled neist üle saanud? No eks mina ise olen kõige suurem takistus, on ju, et ikka see endas kahtlemine ja ma arvan, et eriti alguses oligi, et võib-olla viimastel aastatel enne, kui ma nüüd tulin töölt ära, et mul oli ju tegelikult kogu aeg see mõte, et ma ju võiks ise teha koolitusi, ma võiks kuidagi julgemalt ennast reklaamida. Aga siis ma jälle mõtlesin, et kes ma olen, vaata, et kui ma võrdlengi nende meessoost konkurentidega, kes on Eestis LinkedIni koolitajad, et juba kuidagi tundus, et neil on nagu nii sisse töötanud bränd, nad on nii kaua tegutsenud selles valdkonnas. Ja et ma arvan, et see nagu endas kahtlemine on mu kõige suurem takistus olnud, et sellega ma olen ka viimased aasta või 2 aastat nagu hästi tugevalt tööd teinud, et vahel ongi see imposter sündroom tuleb sisse, et kes ma nüüd olen ja kas ma olen piisavalt hea, et siis vahel on täitsa sihuke, et nagu tasub ennast sundida, ma arvan, et sa oled mingi ei, et ma tegelikult tean, ma olen töötanud selles valdkonnas, ma olen teinud seda ja noh, ma arvan, et noh, kui tulla, noh, ma arvan, miks ma üldse selle LinkedIni teemaga julgesin alustada, on see, et ma tajusin, kui erinev ma olen nendest samadest meessoost LinkedIni koolitajatest, et mul on nagu noh, hoopis teistsugune lähenemine asjale ja kuidagi noh, ma arvan, et väga paljud, kellele minu stiil meeldib, siis võib-olla nende stiil ei sobi ja ka vastupidi. Et jah, ma arvan, et noh, lõpuks on vaata igaühel on nagu enda mingi unikaalne lähenemine, enda unikaalne kogemuste pagas ja siis ta tõmbabki ligi neid kliente, kes tahavad just temaga töötada. Ja mul tuli kohe sellega meelde üks näide, et
väga tihti me kahtleme endas ja vaatame, et kui palju teisi on. Ja toodi selline näide, et võib-olla kui mulle meeldib fotograafia, aga ma vaatan, nii palju teisi fotograafe on, et mida mina siis hakkan tegema, on ju. Aga võib-olla just see üks klient ei sobitu teistega, nende energia ei klapi, ta tahab, et mina teeksin seda. Et maailmas on ju nii palju erinevaid inimesi ja ma usun, et nagu meile kõigile jätkub neid kliente, et kellegiga sa ikkagi samastud ja saad talle teha neid asju, lihtsalt tuleb teha see samm ja proovida, katsetada, mis ja saab. täiega ja, sest noh, fotograafi puhul on ju samamoodi, et ühelt poolt on võib-olla see tema töö ja stiil, et ma ei tea, kuidas, ma ei tea, milline ta nagu visuaalne käekiri on ju, milline ta värvigamma on. Aga samas on ka see nagu inimlik sobivus, et kas ta inimesena meeldib mulle, kas ta on selline terav, ta on pehme, kuidas temaga koos töötada on ja noh, see, mis sa ütlesid, energia on ju. Et see selles suhtes sotsiaalmeedias ka, ma arvan, nagu enese turundamisel tasub enda iseloomu, enda isikupära hästi palju välja tuua, sest et see on lõpuks see, mille põhjal kliendid otsustavad, et kas nad tahavad sinuga koostööd teha või mitte. Just. Ja see kehtib ju kõigi puhul, et mitte ainult fotograafi näite puhul, vaid kõigi eluvaldkondade puhul. Kui sa nüüd vaatad ajas tagasi, ütleme see 2015 vist alustasid LinkedIni teemadega. Tegelikult mitte, et LinkedIni teemadega ma tulin aasta tagasi välja, natuke rohkem kui aasta tagasi. Et see 2015 ma panin selle nagu ettevõtluse algusajaks vist LinkedInis, sest et siis ma nagu hakkasin vabakutselisena ka pakkuma turundusteenust. Aga esimene väljakutse tegelikult oli novembris 2023. Nii et natuke rohkem kui aasta tagasi. Okei, võtame siis ikkagi selle suure pildi, et kui sa ka vabakutseline olid ikkagi ettevõtja. Kui sa praegu vaatad oma teadmistega tagasi sinna, kus sa olid alguspunktis, siis kas ja mida sa oleksid teinud teisiti nende uute teadmistega, mis sul praegu on? Seda on nii raske natuke öelda, sest et nagu ühelt poolt ma nagu, mu esimene mõte, mis tuleb, on see, et valida üks asi, valida üks nišš ja sellele keskenduda ja hakata selles ennast üles ehitama. Et mingil määral ma olen seda teinud, on ju, et ma olen ikkagi turunduse valdkonnas olnud, aga võib-olla oligi, et vahepeal 6 aastat promootis, on ju, ma võib-olla ehitasin enda brändi üles nagu influencer turunduse spetsialistina, mis tegelikult ei ole, on ju see, kes ma olen ja mida ma teha tahan. Aga jah, see on niisugune 2 otsaga asi, et mõneti on, kui sa ei proovi ja katseta, on ju, et siis sa ei saagi teada, et mis see täpselt õige tee on ja eks see muutub ka. Jah, nii et, aga see on küll, ma olen tähele pannud, et see niši teema toimib väga hästi, eriti kui sellise persoonibrändi loomise seisukohast, et kui ma olen öelnud lihtsalt, et ma aitan ettevõtteid turundusega, et siis kõik on mingi tore, aga et turundusinimesi on palju. Aga nüüd, kui ma tulingi selle LinkedIni teemaga välja, et siis kuidagi on nagu palju rohkem mingit koolituspäringuid, esinemiste kutseid, podcast'i kutseid, et see ongi nagu üks nii kitsas valdkond ja siis see kohe nagu seostub minu nimega. Et jah, seda võib-olla oleks võinud varem teada ja podcast'iga mul on ka nagu üks väga konkreetne asi on see, et ma soovin, et ma oleks varem hakanud meililisti kasvatama. Et ma arvan, et see on nagu teistes valdkondades ka, et tekitada endale sihuke soe kontaktibaas ja podcast'iga nagu see kontaktibaas on tegelikult olemas, aga lihtsalt ma ei saa teda kätte, sest et mul ei ole nende kontaktinfot. Just. Meililisti teema on päris hea, et sellest vist tasub isegi üks live teha mul kellegiga. Sellel on, ikka räägitakse aeg-ajalt, et kui sa isegi tuled mingi asjaga välja ja sul ei ole meililisti, et siis sul just ei ole neid soojasid kontakte, kellele saata kirju. Või ta ongi võib-olla, ta on nagu väga hea sihuke müügikanal, mulle tundub, või nagu minu puhul ka, et võib-olla ongi see, et LinkedIn on nagu see koht, kus inimesed esimesena kuulevad minu kohta, võib-olla loevad mu postitusi, õpivad mind tundma, õpivad, ma ei tea, mingid muud põhimõtteid saavad teada. Aga email on ikkagi see koht, kus ma panen lõpuks selle, et hei, nüüd algab väljakutse, tule liitu siin ja see on see, kus nad tegelikult ostavad. Et võib-olla LinkedInist ja müügipostitused, neid saab ka väga hästi teha, aga eks sotsiaalmeedias ikka võib-olla nii hästi nad ei lenda. Ennem kui me LinkedIni teema juurde lähme, siis ma küsin ühe küsimuse veel ettevõtlusteemal.
Mida sa ütleksid neile naistele, kes kaaluvad ettevõtlust, kuid kardavad teha oma esimest sammu? Ma arvan, et tasub riskida, sest et noh, lõpuks on ju, noh, see on nii klišee, aga lõpuks, kui sa riskid ja proovid ja isegi kui sa ei õnnestu, et sa saad kogemuse võrra rikkamaks, et võib-olla sa saadki aru, miks ei tööta või noh, vähemalt sa saad teada, et see ei tööta, on ju niimoodi. Et noh, kui alternatiiv on see, et sa oledki elu lõpuni vaatad, et mis teised teevad, võib-olla on veits sihuke kadeduse uss sees ja on nagu see mõte, et ma tahaks ka teha, aga ma ei julge või ma ei oska või noh, mis iganes. Et ma arvan, et see nagu jääb närima ja see ei ole hea, et tasub ikkagi proovida. Just. Me ei tahaks ju vanast peast mõelda, et mis siis, kui ma oleks võinud ikkagi katsetada seda ettevõtlust. Vähemalt on ära katsetatud ja nähtud, et ja ma arvan, et see nagu kogukond sarnastest inimestest, et noh, näiteks seesama grupp siin on ju, et ma ise tunnen, et see on mulle nagu hästi palju jõudu ja hoogu juurde andnud, et kasvõi see, et ma näen, ma ei tea, jälgin mingeid inimesi, kes võib-olla tegutsevadki vabakutselisena ja ma näen, et ongi võimalik võib-olla teha vähem tööd ja samas teenida nagu sama palju, isegi rohkem. Et jah, pluss ongi noh, inimesed, kellega nagu, ma ei tea, mingeid maksuküsimusi arutada või teid põrgatada või nõu küsida või noh, mis iganes. Et jah, et üldse nagu tekitada enda ümber need inimesed, kes on ka ettevõtlikud ja siis nagu üksteist toetada, et ma arvan, et see on ka nagu hästi tähtis. ja nii hea mõte. Kui me räägime LinkedInist, siis minu esimene küsimus oleks, milline sihtrühm veedab aega LinkedInis, sest tihti kõik ei jõua sinna, aga millist sorti inimesed seal siis praegu on? No eks ta on natuke, noh, ta on professionaalne suhtlusvõrgustik, on ju, et eks ta on natuke sihuke valgekraede või kontoritöötajate kanal. Et LinkedIni enda statistika ütleb see, et 80% LinkedIni kasutajatest on sellised, kellel on võim teha enda ettevõttes äriotsuseid. Ehk nad on nagu mingil määral juhtival kohal või mingid valdkonnajuhid. Ja LinkedIni kasutajatel keskmiselt LinkedIni enda andmetel on 2 korda kõrgem sissetulek kui nagu üldisel veebikasutajaskonnal. Ehk siis selline võib-olla üle keskmise mingi karjääri mõistes edukam sihtgrupp. Sa tahad täpsustada seda kuidagi? Ma näen su näost, et sest ma jäin mõtlema, et nüüd ongi see, et kui mul on näiteks tooted, mis on võib-olla lastega emadele, siis minu sihtgrupp oleks just Facebook või Instagram, aga kui mu tooted on nii-öelda äriettevõtetele, siis pigem ma suunaks siis ennast LinkedIni. ta on jah, ta on B2B kanalina kindlasti väga hea kanal, et ta on noh, võib-olla teemade osas, et ta ongi see koht, kus inimesed tahavad mingisugust professionaalset sisu, et noh, ta ei noh, kas ta on mingi erialane, tööalane või kuidagi enesearenguga seotud, aga ta on ikkagi nagu selle töövaldkonnaga seotud. Et noh, samamoodi võib-olla nende väikelaste emad tegelikult on LinkedInis, aga nad ei taha seal mingite mänguasjade või mähkmete kohta lugeda. Et pigem nad võib-olla tahaks seal lugeda sellest, et kuidas, ma ei tea, oma aega näiteks planeerida, on ju, kui sul on väiksed lapsed ja sa käid tööl või sa oled vabakutseline või mis iganes. Et natuke sihuke teemade mäng ka, ma arvan. Väga hea teadmine. Kui me räägime algoritmist, noh, kuuldavasti igal pool on algoritmid, siis kas LinkedInis on ja mis seal levib rohkem, kui nüüd võrrelda pilti, karussellipostitust, videopostitust, teisi postitusi? No algoritm on laias laastus suhteliselt sarnane on ju igal platvormil, et algoritmi eesmärk on hoida kasutajat platvormil, ehk siis mida rohkem see inimene nagu suhtleb selle sisuga, et kas ta vaatab videot, kas ta loeb postitust, kas ta reageerib, kommenteerib, jagab seda edasi, et kõik selline kaasatus on nagu hästi tugev positiivne signaal. Ja selline sisu nagu levib kõige rohkem, et hästi oluline signaal LinkedInis on näiteks kommentaarid. Et mida rohkem su postitusel on kommentaare, siis LinkedIn vaatab, et okei, tundub, et see teema nagu läheb inimestele korda, et ma peaks seda postitust rohkematele inimestele näitama.
Nii et jah, ma võib-olla nagu alustaks sisu osas, et ongi, noh, on ju kaks asja, mis töötavad igas sotsiaalmeediakanalis, on esiteks mingi väärtuslik sisu, et kas ta on kuidagi hariv, inspireeriv, kasvõi lihtsalt ajab inimesi naerma. Või siis selline storytelling sisu, et lugude rääkimine on ka nagu noh, et see kuidagi nagu haarab, ta kutsub lugema, ta tekitab emotsiooni ja noh, emotsioon on see, mis paneb inimese siis reageerima või kommenteerima või kuidagi nagu käituma. Jah, et loomulikult nagu hea pilt püüab tähelepanu, et inimene üldse hakkaks seda postitust lugema, et seda tasub teha. Aga LinkedIn vist on ainus koht või ainus kanal, kus nagu ilma pildita postitused levivad ka täitsa okeilt. Et ma nagu soovitan pildi juurde panna, kui on vähegi sobiv pilt, aga see ei ole tegelikult kohustuslik. aga kuidas sa suhtud videodesse? Hästi, videod ei levi nii kaugele kui pildid. Ilmselt, sest noh, väga paljud vaata scroll ivad sellest üle ja ei jää nagu vaatama. Aga samas ma arvan, et on hästi hea nagu tööriist, et anda kuidagi rohkem infot edasi ja võib-olla ongi sellisele soojemale sihtgrupile, et neile, kes on juba nagu huvitatud sinu sisust ja võtavad selle, ma ei tea, minut aega, et su videot vaadata. Et noh, siis ongi jälle, et nad näevad, kuidas sa räägid, milline inimene sa oled, mis su põhimõtted on, et ta nagu informatiivsem kindlasti. Ja karussellpostitused on ka LinkedInis, mis toimivad päris hästi. Et kus on siis nagu saab niimoodi slaidida neid eri pilte. Et siin ja võib-olla vahel ei teata, kuidas neid teha, et siis tegelikult need on lihtsalt PDF-id, mis on üles laetud. PDF-id, mitte JPG-d. jah, just. okei. Et nagu Instagramis sa saad teha karussellpostituse, on ju, kui sa laadid pildid nagu ükshaaval üles, aga LinkedInis sa peadki seda salvestama PDF-ina, et nagu iga pilt on, noh, et on nagu üks PDF, kus on kõik need pildid. Ja siis, kui sa postitust teed, siis sa valid upload as a document. Ja siis sa nagu laadid ta dokumendina üle, siis ta jääb nagu sellise slideshow'na või karussellpostitusena, et need toimivad ka päris hästi, et eriti kui ongi võib-olla natuke niimoodi põnevalt tehtud, et sa kogu aeg nagu tahad teada, vaata, mis on järgmisel slaidil, et neil on päris hea engagement. väga põnev, ma isegi ei teadnud, et see PDF-ina toimib sinna. Sa juba vastasid nii-öelda mu järgmise küsimuse ära. Ma tahtsin küsida, et kas LinkedInis tohib teha ainult ametlikke postitusi, et naljakaid postitusi ei tohigi teha või? Aga just kui ma saan vastuse, et tohib teha, lihtsalt loeb see sisu, on ju, et see oleks see väärtuslik sisu. Ma arvan, et LinkedIn on nagu aastatega väga palju pehmemaks kohaks muutunud, et võib-olla tihti arvataksegi, et ta on selline väga ametlike, kantseliitlike postituste koht, et kus sa kirjutad alati, et I m humbled to announce that mingi blablabla bla, bla. Aga no tegelikult ma arvan, et seal on üha rohkem sellist väga nagu inimlikku sisu, kasulikku sisu kindlasti hästi palju, ka naljakat sisu, et noh, see kindlasti nagu sõltub eesmärkidest, et mida nagu, miks sa LinkedInis postitad ja sõltub ka sinu iseloomust, et noh, võib-olla mõnele sobivadki sellised lühikesed teravad postitused, sest ta ongi võib-olla selline nagu teravama suhtlusstiiliga inimene. Samas on ju, mina võib-olla kirjutan nagu pikemalt ja niimoodi nuinumalt. kui me räägime nüüd erinevatest profiilidest, isiklik profiil ja ma tean, et ka LinkedInis saab teha ettevõtte profiili, et kas seda üldse tasub teha, millal tasub teha? Ta tasub teha siis, kui sul ongi eraldi bränd, on ju, persooni brändi puhul ma väga ei näe sellel mõtet, aga kui sul on juba ettevõte, siis ilmselt tasub teha. Aga jah, ütleme, isiklikud postitused levivad umbes 10 korda paremini kui ettevõtte lehepostitus. Noh, natuke oleneb, on ju, kui palju sul jälgijaid on mõlemal kontol. Aga jah, et kui on mingid ettevõttega seotud sisu ka jagada, on ju, et siis võib-olla tehagi niimoodi, et jagada ettevõttele lehele natuke niimoodi nagu ametlikumat sisu või mingit, et siin on nüüd see ettevõtte uus toode. Ja siis võib-olla enda lehel sa kirjutad natuke rohkem lisad sellist isiklikku perspektiivi, et sa oledki mingi, et jaa, et nagu ma olen, ma ei tea, septembrikuus siin töötanud ööd ja päevad ja siis me nagu tahtsime selle tootega välja tuua, aga siis see läks nässu ja siis noh, võib-olla kuidagi nagu enda vaatepunktist rohkem.
jah, et ehk siis võib-olla, jah, sorry. sa Et võid võib-olla jätkata. võib-olla ainus põhjus, miks nagu teha endale vabakutselise või üksikettevõtjana see LinkedIni leht on ka see, et siis on profiilil tuleb nagu hästi selgelt välja see, et sa tegutsed omaette. Et noh, näiteks ma tegin lehe vist marellelen.com või midagi sellist, mis ei ole nagu otseselt mingi eraldi bränd või ettevõte, aga ma lihtsalt tahtsin, et noh, et kui minu profiilile minna sinna töökogemuse sektsiooni vaadata, et seal olekski esimene, et noh, kui tuleks kohe välja, on ju, et ma tegutsen nagu iseseisva ettevõtjana. Et mitte, et esimene on mingisugune, ma ei tea, mingi suvaline ettevõte, kus ma varem töötasin. ja mul vist on niimoodi, et mul on enda ettevõte, aga seal ei ole ilusat logo ega mitte midagi, sest sellist ettevõtet nagu ei ole registreeritud. Aga meil on sellel teemal väga hea küsimus. Üks inimene hakkas tegema ettevõtte kontot LinkedInis ja tundub, et seal vist ei saagi kohe teha LinkedIni kontot, vaid tuleb kuidagi teistmoodi teha või? Sa pead vist tegema enda personaalse konto igal juhul nagu enne ja siis sa saad teha see, et seal üleval paremal kuskilt saab valida vist create a new page. Aga kas sinna page'i peale jääb siis minu nimi või kontakt ka kuidagi? ei, mitte üldse. Aga noh, samas nagu isiklik konto on natuke nagu CV, et noh, enamasti ta on ikkagi kasulik, kui ta on seal olemas. Et no tihti on ju, et ükskõik, kas potentsiaalne klient või potentsiaalne tööandja guugeldab sind, et siis LinkedIni konto tuleb välja seal Google'i esimesel lehel. Ja tihti on ju seda vaadatakse, ehk siis noh, minu meelest ikkagi nagu on kasulik, kui sul on see LinkedIni konto täidetud, ta ongi natuke nagu online CV ja et tasub hoida seda niimoodi ajakohasena. Sest jah, isegi kui ma tahan teha ettevõtte kontot, siis ma ikkagi pean tegema enda konto ka ennem, kui mul näiteks ei ole seda. Okei. Ta kommenteerib, et ta proovis teha nii, aga viskas mingid tingimused ette, mis ennem tuleb ära täita. Aga eks seal vist sisse süübides saab aru, mis niimoodi on hetkel keeruline arvatavasti öelda, et mis tingimused sinna viskas. jah, ma ei tea ka. Just. Kui me räägime nüüd turundamisest, mis võimalused on LinkedInis enda turundamiseks? Sest näiteks Facebookis on olemas erinevates gruppides sellised promopäevad, kus sa siis postitad, et näe, meil on nüüd täna live tulemas. Et kas LinkedInis on ka kuidagi või kuidas seal ma saaksin turundada ennast? No seal on ikkagi postitused, kas siis ettevõtte lehele või isiklikule profiilile on nagu kõige tõhusam kanal. LinkedInis on ka grupid, aga need väga ei tööta, et need väga ei jõua grupi, noh, kui sa sinna postitad, et need väga ei jõua nagu grupi liikmeteni tegelikult, et sellele jah, väga ei soovita nagu panustada. Aga jah, ehk siis selline regulaarne postitamine enda kontole ja ma arvan, et hästi oluline roll on ka võib-olla teiste postituste kommenteerimisel ja üldisel sellisel networking ul, et ise ka aktiivselt vaadata, et noh, kes näiteks, ma ei tea üldse, kelle sisu sulle meeldib või kes tegutsevad sinuga teises nagu samas valdkonnas, on ju, vaadata, mis nemad teevad, suhelda nendega, võib-olla potentsiaalsete klientidega suhelda ja ise ka ühendust võtta. Et ta on selles suhtes hästi hea nagu pehme müügikanal ka, et noh, kui sa näedki mingit potentsiaalset klienti, et noh, üks võimalus on see, et sa kohe kirjutad talle, tere, pakume sellist teenust, kas oled huvitatud. Teine võimalus on see, et sa teedki nii-öelda sellist social selling ut, et võib-olla vaatadki, mis ta postitab, kommenteerid ta postitust, on ju, võib-olla siis aja jooksul on ju, näete üksteist, teineteise postitust, võib-olla mingi hetk satute nagu juba privaatsõnumites rääkima. Ja noh, ongi, et B2B-s on ju eriti oluline see, et inimesed tahavad nagu võib-olla töötada koos inimestega, kes neile meeldivad ja keda nad juba teavad ja usaldavad. Et siis selline suhete ehitamine kindlasti on nagu hästi väärtuslik. Teil enda külma müügiga kohe peale postkasti, vaid seal loodki seda suhet temaga, siis alles pakud midagi. Ja. Kui nüüd rääkida sisu loomisest sinna, kas eesti keeles või inglise keeles? Sõltub sihtgrupist, et
kes teeb rahvusvahelisele sihtgrupile siis loomulikult inglise keeles, aga samas, et kes teeb ikkagi eestlastele, et siis eestikeelne sisu kindlasti toimib paremini. Et kõik, kes on minu käe all keelt vahetanud ja siis eesti keelele üle läinud, et tegelikult postituste levik ei ole langenud. Küll aga kaasatus on nagu väga palju tõusnud, et noh, eestlaseid ikkagi kuidagi kõnetab eestikeelne sisu rohkem, et neil on nagu lihtsam lugeda, viitsivad rohkem süveneda, palju lihtsam kommenteerida, on ju. Et jah, kes Eesti publikule teeb, et siis ma kindlasti soovitan eesti keeles kirjutada. Ja väga head mõtted. Isegi vahest vaatad, et kui on inglise keeles pikk tekst, siis on see, et kas Mhm. mul on aega süveneda praegu, et Ja, eesti ja. keeles on kuidagi kergem seda tarbida. On küll. Kas LinkedInist saab teha üldse tasulist reklaami? Saab ikka ja saab ikka. LinkedIni reklaame ma ise ei ole väga palju teinud, need on suhteliselt kallid. Aga LinkedIni reklaamide eelis on see, et seal on väga head sihtimisvõimalused. Ehk siis noh, jälle võib-olla eriti, kes on nagu B2B sektoris, siis seal reklaamide tegemisel saabki valida näiteks, et ma tahan sihtida, ma ei tea, sotsiaalmeedia spetsialiste selle valdkonna ettevõtetes, kus on vähemalt, ma ei tea, 50 kuni, ma ei tea, 50 000 töötajat või noh, midagi sellist, et sealt saab nagu väga-väga-väga täpseks minna. Et selles suhtes ta on nagu jälle äriklientide püüdmiseks väga hea kanal. Just see sihtimine on hea, et sa saadki valida oma selle õige sihtgrupi nii-öelda välja. Ja. Sa käisid eelmine aasta 12 tundi turunduses jagamas, millised on hea sisuga postitused. Need, kes kuuluvad turunduslaborisse, siis ma soovitan kindlasti seda osa kuulata. Kui ma nüüd ei eksi, siis LinkedIni väljakutses sa jagad ka mingit moodi neid, millised on head postitused, milliseid võiks teha? jah. Et noh, jälle ma püüan tuua alati noh, hästi palju näiteid, et päriselt nagu jälle võib-olla anda edasi seda punkti, et LinkedIn ei ole nende ametlike professionaalsete ülespuhutud postituste koht, vaid noh, nagu sa ise ütlesid ka, noh, tegelikult seal võibki nalja teha, võib rääkida natuke isiklikumaid lugusid, võib tõstatada võib-olla mingeid selliseid tabuteemasid on ju, mis on nagu töökeskkonnas aktuaalsed. Ja teine pool on nagu see postituste kirjutamine on ju, et sotsiaalmeedias, noh, ta on jälle võib-olla igas kanalis mingil määral sarnane, näiteks, et on ju, et esimene lause võiks olla see, mis nagu kohe püüab tähelepanu, see nii-öelda hukk. Aga jah, ja väljakutsel on nagu kindlasti selle kohta rohkem materjali. Kuidas sa suhtud postituste taaskasutamisse? Näiteks kui mul on Facebookis või Instagramis postitused, kuidas neid, kas ma võin neid üldse LinkedIni jagada ja mida ma peaksin sealjuures tähele panema? Väga hästi suhtun, et ma arvan, et see oleneb, on ju, et jälle, et mis on su põhikanal ja natuke, et kas see sihtgrupp kanalite lõikes on erinev. Et võib-olla ongi, on ju, et LinkedInis on nagu sellised tööalased, võib-olla asjalikumad teemad, samas võib-olla Instagramis jälle, noh, mulle endale tundub, et sellised väga tööalased asjalikud asjad ei lenda nii hästi. Et seal võib-olla inimesed ootavadki pigem natuke sellist nagu kergemat meelelahutust või lihtsalt nagu näha, kuidas sa elad ja mis sa teed. Et natuke peab vaatama, aga noh, Facebook ja LinkedIn ju formaadilt on nagu väga sarnased. Et kui sihtgrupp klapib, siis ma arvan, et kindlasti tasub taaskasutada. Et eriti kui võib-olla ongi, et üks on nagu selline olulisem kanal ja teine on selline toetav kanal. Et noh, näiteks ma ise noh, tunnen, et võib-olla Facebookis, noh, kui ma võrdlen enda postitusi Facebookis ja LinkedInis, siis LinkedInis noh, see levik on nagu kordades suurem. Ehk siis ma kuidagi kirjutangi postitusi nii, et ma nagu kirjutan LinkedIni jaoks, aga ma tihti lihtsalt kopeerin selle postituse Facebooki ka. Et Facebooki leht oleks nagu aktiivne, kui keegi sinna satub ja noh, mingi nagu elu seal käib, aga ta ei ole mul nagu kõige olulisem turunduskanal. See on üks võimalus jälle, kuidas jõuda võib-olla mingite inimeste nii-öelda silmi, mingite inimesteni. Ja.
ja, või noh, ongi, kes Facebookis reklaame jooksutab, on ju, et siis on ju suur tõenäosus, et keegi nagu klikkab su reklaamile ja jõuab su lehele. Ja võib-olla kui sinna viimane postitus on tehtud mingi 2 aastat tagasi, siis nagu tekib see mulje, et võib-olla see ettevõte nagu ei tegutse enam. ja kas on veel mingeid asju, mida sa tahad siin jagada LinkedIni kohta, et mida me peaksime teadma? Mm -hmm. Võib-olla üks asi on see, et anda LinkedInile aega aru saada, et mis tüüpi sisu sulle endale meeldib. Et tihti nagu öeldakse, et ja, et LinkedIn on nagu noh, lihtsalt täis mingeid igavaid professionaalseid postitusi ja võib-olla nähaksegi rohkem mingeid välismaa sisu loojaid ja mingit tühja sisu. Aga tegelikult on ju, et kui sa ei ole nagu algoritmile märku andnud, et mis tüüpi sisu sulle korda läheb, et kus siis nagu algoritm teab, mis sorti postitusi sulle soovitada. Et seal natuke läheb aega. Ma arvan, et tasubki võib-olla, kui sul on nagu LinkedIn vastu huvi, et tasubki alguses lihtsalt natukene scroll ida seal ja võib-olla ka aktiivselt nagu algoritmile märku anda, et kui mingi postitus sulle meeldib, et siis vajutadki selle like'i või noh, kommenteerid, on ju, või kasvõi salvestad ära selle. Ja samas, kui on nagu mingid postitused, mis sulle üldse ei meeldi, siis sa saadki panna see, kus on need 3 punkti ja hide this või I don't wanna see this või midagi sellist. Et noh, LinkedInis on nagu nii palju ägedaid sisuloojaid ja võib-olla see on ka nagu see, et miks mina kuidagi nagu jäin või hakkasin LinkedIni kasutama, et ta on ka nagu ülihea kanal, kus ennast erialaselt harida. Et noh, turundusvaldkonnas seal on nagu nii palju ägedaid sisuloojaid, kes jagavad, noh, kes on ise praktikud ja nad jagavadki, ma ei tea, näiteks kui mingi Google'i algoritmis midagi muutub, et kuidas sellega toime tulla, on ju, või mingi Google Ads'is on mingid uued võimalused või ma ei tea, Meta Ads'is on uued sihtimisvõimalused, et siis nagu põhimõtteliselt kohe vaatab päevapealt tuleb LinkedIni see info koos nagu mingite kasulike nõuannetega. Et ma jah, ise alati mõtlen, et kui ma näen nagu kasvõi ühte kasulikku postitust päevas, et siis just tegelikult nagu aasta lõikes on nagu tohutu palju uut infot. just, ja see, et see justkui nagu üsna kiirelt tuleb, vaata. Näiteks ise ei ole tükk aega nüüd LinkedIni sattunud ja jälle avastasin, Metas on mingid asjad muutunud. Nüüd mul on tunne, et ma peaks tulema ikka LinkedIni, et nende asjadega kursis püsida. Ma tahan sulle öelda aitäh, Marelle, et sa olid nõus tulema meile siia rääkima. Väga põnev. Ma näiteks seda PDF-asja ei teadnud ja sain siit uusi mõtteid endale. Kas sa soovid jagada meile ka väljakutsega seoses infot? Sul oli vist täna algas väljakutse? ja see ongi selline väljakutse, mis sai alguse tegelikult minu enda murest, mis oli see, et ma nagu tajusin, et kui ma LinkedIni postitan, et see toob hästi palju tagasi, et noh, mingid, ma ei tea, koostööpakkumisi, kutseid kuskile, ma ei tea, podcast idesse, konverentsidele, võib-olla lihtsalt mingeid ägedaid uusi inimesi mu ellu või positiivset tagasisidet. Aga mul kippus see järjepidevuse osa nagu ära jääma, et ikka noh, et mingitel nädalatel on nagu rohkem aega, siis ma postitasin, aga kohe, kui tuli kiire nädal, et siis see LinkedIn oli nagu esimene asi, mis kohe välja lendas. Noh, eriti on ju, et sotsiaalmeedia või noh, turundusinimestele, kes peavad ettevõtte lehte ka haldama, et siis see isiklik sotsiaalmeedia on nagu, et kipub tähelepanuta jääma. Ja siis ma kopeerisingi seda mudelit, mis me kunagi Promote'is oma tiimiga tegime, et ta ongi sihuke 6-nädalane väljakutse, kus ongi, et igaüks paneb ise endale eesmärgid paika ja siis me teemegi 6 nädalat järjest niimoodi üheskoos järjepidevalt jagame LinkedIni head sisu. Ja noh, see on, meil on vist 8. lend nüüd alustab. Et kuidagi ta on hästi nagu hästi vahva formaat ja kuidagi seal tekib nagu selline kambatunne. Ja ma arvan, et hästi suur väärtus ongi need inimesed, et seal on sihuke umbes 50 osalejat. Ja kuidagi, et noh, kõigil on vaata, tekivad nagu samad väljakutsed ja siis on tore, kui saab nagu nõu küsida, arutada, üksteisega mõtteid põrgatada. Noh, loomulikult ma ise olen seal olemas ja teen kaasa ja mõtlen kaasa ja vastan kõikidele küsimustele. Aga jah, ma arvan, et see kogukonna jõud on ka nagu hästi suur.
ja päris palju tekib sealt nagu uusi kontakte ka, et kui sa ikkagi nagu 6 nädalat järjest kogu aeg nagu loed üksteise postitusi ja nagu jälgid, mis teiste elus toimub, et sealt päris palju tekib siukseid mingeid kohvitamisi ja partnerlusi ja noh, me sinuga kohtusime ju ka tegelikult väljakutsel, et et jah, selline tore 2 ühes. Mulle meeldib, noh, kuna seal on need küsimuste kanal ka, see alati ma lugesin, et kes mida küsis, et ma sain ise ka kohe uut infot, et võib-olla ma ei oskagi küsida midagi, aga keegi teine oskas ja siis see oli nii hea lihtsalt, mis sa said jälle seda infot, mida ma ise võib-olla tooks välja, et ma ei tea, minul on alateadvuses see, et väljakutse tähendab, et sa postitadki nüüd 6 nädalat iga päev, siis seda see ei tähenda. seal on palju teisi ägedaid asju veel väljakutses, nii et tasub võtta osa. mina jäin väga rahule sellega, et tõesti, ütleme, jälgijate arv tõusis, üksteise toetamine, äge asi. ma arvan, et see on ka jälle võib-olla jah see, et kuidas me nagu eristun teistest LinkedIni koolitajatest, on see, et noh, ma kindlasti ei kiida nagu heaks seda ideed, et iga päev postitada, kui see just ei ole su põhikohaga töö, on ju, et pigem nagu ma arvan, tasub võtta aega ja teha pigem vähem, aga nagu kvaliteetseid postitusi, kui see, et lihtsalt mingit ai toodud mingit tühist sisu nagu võimalikult palju postitada. just. kas sa soovid siia lõppu veel midagi lisada, ennem kui me lõpetame? ega vist ei soovi. ma ei tea, kui kellelgi on veel siin küsimusi. meil üksikud küsimused tulid, neile me vastasime. ma lisasin ka Facebooki väljakutse lingi, ma panen selle ka laivi juurde. et praegu nüüd esmaspäeval algab väljakutse, et juba saab soetada, saab materjalidele ligi ja vaadata neid, seal on videod, seal on kogukond, kus olla. et kindlasti tasub ja sul on isegi selliseid kliente, kes käivad korduvalt väljakutses, et see juba on märk sellest, et asi on hea. ja. nii, aga hetkel rohkem küsimusi ei ole. ma tänan, Marelle, sind, et sa tulid. ma tänan osalejaid, kes laivi tulid, meil on Facebookis, meil on Zoomis ja ka väga äge, kui inimesed niikuinii vaatavad seda järgi. ma ütlen neile ka aitäh ning ilusat päeva kõigile. nägemist. ja aitäh minu poolt ka, nägemist.